inimestest erinevatel põhjustel maha jäänud. Kõigest me korraga rääkida ei jõua ning seetõttu tuleb teemaks ainult üks osa Tallinna Linnamuuseumi arheoloogiakogust – loomaluust esemed. Minevikus sõltuti kahtlemata rohkem loodusest. Kõike kasutati ära nii palju kui vähegi võimalik, vähegi suudeti ja midagi ei visatud niisama ära. Samamoodi oli ka toidulaualt järele jäänud loomsete materjalidega, nagu näiteks nahk, luu või sarved. Luu oli nagu tänapäeval plastik, millest sai hõlpsasti igapäevaselt vajalikke esemeid valmistada. Nii on siin laua pealgi võimalik näha tüüpilisi Tallinna alalt leitud kesk- ja uusaegseid esemeid, alates täringutest ja mängunuppudest, hügieenivahenditest nagu kõrvalusikad, täikammid, kuni sõjarelvastuseni välja, nagu näiteks see püssirohusarv siin. Kuigi enamiku kogus olevate luuesemete kohta ei ole täpselt teada, kelle luust ja millisest skeletiosast on ese valmistatud, võib siiski arvata, et tarvitati lihtsalt kättesaadavat materjali. Tavaliselt kasutatigi nende loomade luid, keda toiduks tarvitati. Näiteks eelistati veise, kämbla ja pöialuid, mis olid pikad, sirged ning paksu luu kompaktosaga, millest sai seetõttu mitmeid esemeid valmistada. Üldiselt ei tahetud materjali raisku lasta ning konkreetse eseme jaoks valiti juba kuju poolest sobiv luu. Näiteks pikapiiliste kammide puhul kasutati veisepöialuid, värtnaketrade puhul veise-reieluu pead ja naelte tegemisel seapindluud. Samas võis luumaterjali valik sõltuda ka kindlast esemetüübist või eseme detailist. Näiteks mõndade kahepoolsete täikammide puhul on teada, et kammi piid tehti sarvest, kuid kammi ühenduslüli tehti hoopis roideluudest. Villapillide tegemisel kasutati ära toruluude loomulikke omadusi. Arheoloogilised leiud osutavad, et enamasti tehti vilepille kitse- või lambasääreluudest, mida oli lihtne hankida ning mis oma kuju ja suuruse poolest olid pilli meisterdamiseks sobilikud. Siin on võimalik näha Tallinnas Toompealt Kohtu tänavalt leitud luust vilepilli. Pill kuulub 13.–14. sajandisse ning tõenäoliselt purunenud juba enne maapinda sattumist. Võrreldes teiste leidudega on pill natukene kummalisem, sest näiteks puudub sellel kõlaava. Õigemini on eelnevalt tehtud sõrmeaugud ja kui tahetud hakata tegema kõlaava, siis oleks see pidanud tulema luu mediaansele ehk siis paksemale osale. Tavaliselt tehti kõik augud aga luul lamedamale poolele. Nii et tekib küsimus, kas antud pilli üldse mängiti või kui ka mängiti, siis millisel moel. Selle jaoks on pakutud tegelikult mõned võimalused. Arvatakse, et pilli puhumisel suunati õhk vastu esiserva. Teine võimalus on, et pilli tegemine jäi pooleli ja sinna plaaniti teha sälk, kuhu vastu õhk suruda. Aga pole ka välistatud, et kasutati hoopis eraldi vibreerivat huulikoosa ehk lesthuulikut, mis tehti siis kas linnu sulest või pilliroost. Siin on võimalik näha luutöötlusjääke dominiiklaste kloostrist. Ehkki tegemist on justkui tühise prügiga, siis tegelikult see nii kindlasti ei ole. Nimelt, luutöötlusjäägid annavad suurepärast informatsiooni sellest, kus kohas luuesemeid valmistati ning mis esemeid seal tehti. Taolised plaadikesed
millel on keskel luust ringid või kaared, nendest valmistati tavaliselt nööpe. Selleks, et aga saaks öelda, et tegemist on professionaalse luutöökojaga, peaks neid olema kordades rohkem. Näiteks Saksamaal Konstantsis on leitud taolisi plaadikesi kuskil 300 000 ringis. Isegi 1000 luutoorikuga leiukoha puhul on oletatud, et tegemist ei ole püsiva luutöökojaga, vaid meister on liikunud ühest kohast teise vastavalt nõudlusele. Niisiis tuleb ka dominiiklaste kloostri leidude puhul tõdeda, et tõenäoliselt valmistati seal nööpe vaid oma tarbeks. Luust nööbid arvatakse üldiselt kasutusele tulevat alles keskaja lõpul. Esialgu olid ühe auguga luust plaadikesed, millest tõmmati nöör läbi ja see kinnitati siis sõlme abil rõivaste külge. Nööbid on hilisemad ning need juba siis kinnitati rõivaste külge õmmeldes. Luust nööpe võidi katta ka riidega. 16. sajandil olid sellised riidega kaetud nööbid staatuse sümboliks. Luust nööpe valmistati vibupuuri abil kas roietest või abaloodest. Väga palju on arheoloogiakogus seakihvasid. Enamiku puhul pole teada, kas või milleks neid on kasutatud. Ainult ühe Aida tänavalt leitud auguga kihva kohta võib öelda, et tõenäoliselt kasutati seda ripatsina. See aga ei tähenda, et teisi kihvasid ripatsina pole saadud kasutada, sellepärast et neid võidi ka kanda selliselt, et keriti lihtsalt nöör ümber seakihva. Etnograafilistest allikatest on teada, et seakihvu kasutati ka näiteks pitside triikimisel. Ja lõpetuseks lihtsalt väike ülevaade Tallinna Linnamuuseumi arheoloogiakogus olevatest luuesemetest.